saame peale lõunat ka osaleda. Ei, enne me sööme. Aga ühesõnaga, nüüd on 5 minutit aega. Kellele vaba aeg, kellele tähtsam aeg. Vaatame teid siia. Kui ülejäänud liikmed kõik vaikselt kuulavad, siis ei pea nemad talutama ruukurit. Mina olen Peti. Minu areng koos LP-ga. Väga olulisena tõid enamus välja siis, et mis nad on LP-st saanud, on meeskonnatöö ja kolleegide toetus. Noored õpetajad saavad vanematelt ideid, mõtteid, noored jagavad enda ülikoolist tulles oma teoreetilisi asju, saab inimestega suhelda, kellega see võib-olla muidu ei suhtleks. Suhtlemisoskus kindlasti, seda toodi hästi palju välja. Teooria ja praktika ühendamine, et siis tänu nendele koosolekutele saavad siis ühendatud. Näiteks õpetajad on hakanud rohkem lugema kirjandust ja siis me tõime välja veel see, et arenenud omadused. Ja siis toodi välja näiteks, et enesekindlust, siis meil olid veel 2 toredat mõtet, mis tuli, et mis LP on andnud läbi raskuste tähtede poole. Ja et vahel on vaja ennast ületada, et näha, milleks sa tegelikult võimeline oled. Meie tööpäeva teemaks oli algaja rühmajuhi toetamine innustamine. Oleme lasteaiast Karoliine. Me panime siia 5 sellist põhitõde või põhimõtet, mis meil siis täna kohvikust välja koorusid, et number 1 oli kindlasti, mis on juhile, algaja juhile väga vajalik, on oma rühma toetus ja usaldus ja teadmine, et sa ei ole üksinda. Võiks olla keegi mentor, kelle poole pöörduda, et kui endal tekivad probleemid või küsimused, et siis oleks võimalik kellegi tuge saada ja infot või nõu küsida. Kolmandaks toodi välja kindlasti juhtrühma toetus, kuhu kuuluvad siis nii rühmajuhid kui ka oma asutuse juhtkond. Ja alati aitavad ka väikesed boonused, mille näol toodi meil ära näiteks koolitused või kas või sõna sekka ütlemine mõnes juhtimises või mõnes olulises küsimuses. Nii, minu teemaks oli siis see, et kui majas on tegutsevad LP-rühmad, aga tuleb uus töötaja, kes ei tea ööd ega mütsi LP-st, et mida siis teha. Kõikide 5 rühma kokkuvõttes tuli välja, et jooksvalt töö käigus saab see uus liige teada, mis see LP on. Aga soovitati ka LP raamatut, LP filmi, aga kindlasti mitte, et ta üksi seda kodus vaataks või ta üksi seda kodus loeks, et kindlasti pärast teha arutelu. Siis soovitati seda, et kui on esimene koosolek, siis teha kohe üks juhtum läbi niimoodi, et sa kohe kasutad terve selle analüüsimudeli läbi. Siis ta saab kohe teada, mis see on, tal on juba lihtsam. Või siis ka see, et rühmajuht teeb sellele uuele liikmele kokkuvõtte. Kas siis kohvikus, niimoodi 2, või siis võtab veel, kes need uued on. Või siis, kui algab koosolek see, et on seal uus liige, siis rühmajuht teeb talle väikese kas PowerPointi või lihtsalt räägib, mis see LP endast kujutab. Ja kindlasti on oluline see, et see rühm omavahel ka tutvuks, et ühest lasteaiast tuli hea näide, et rühmaliikmed tegid seal esimesel koosolekul kollaaži. Siis kohe sellise võttis pinged maha ja oli lõbus, et see uus inimene saab ka teada, kellega ta koos töötab. Aitäh! Tere! Meie tegeleme LP mudeliga juba 4 aastat ja meie rühmajuhid oskavad lugeda mõnegi rühmaliige mõtteid. Ja mis me sealt välja lugesime, et kas ei muutu meie töö rutiinseks. Ja siis me mõtlesime, et see ei ole võimalik ja valisime sellise teema, kuidas muuta LP-rühma tööd atraktiivsemaks ja tähenduslikumaks. Et üks on see, kui LP-rühmast tuleb mingi väljund. Näiteks siis meeles pea kooli kodukorra lisana, mis probleemi lahendusena realiseeriti siis korraliskede tööde juurde. Või pakuti välja sellist asja, et huvitav raamat lapsest, tema arengust ja selle
arutelu. Kolmandaks teemaks oli koolitusel osalenu või värskelt koolist tulnud õpetaja arutelu teda huvitanud teemadelt, et siseringi koolitus. Neljas teema oli siis päris huvitav lahendus, nõndanimetatud kolmikpakett, kus LP rühma juhid said koolituse, kuidas koosolekut tõhusamalt juhtida ja anti ka ette teemad, mida lisaks lapsevaatusele sellel koosolekul, kui inimesed koos on ja mõtted lahti on, arutada. Näiteks õpetajate ürituse korraldamine, õpilaste ürituse korraldamine või mõne stendi regulaarne täitmine. Kaasnev teema sellega on 25. mail jõustunud andmekaitseseaduse muudatus, mis kohustab meid tähelepanelikult jälgima, milliseid andmeid me kirja paneme ja teistele edastame. Meie teema on siis selline, et kas nende lahendamatute juhtumitega on mõtet tegeleda või ei ole. Ja siis nendest grupitöödest tuli siis selliseid mõtteid. Võib-olla ilmneb aja jooksul mõni uus tegur, millega annab midagi ette võtta. Või näiteks, et lahenduse otsimiseks peaks siis hakkama tegelema teooriaga, otsima, lugema, õppima ja kui lahendust ikkagi ei saabu, vaatamata sellele teadmisi on juurde tulnud, siis vähemalt on teadmisi juurde tulnud. Siis keegi pakkus välja sellise mõtte, et võib-olla me oleme liiga kärsitud, et võib-olla kui on mõni teema, millega tegeletakse, et ka norrakad ütlesid, et mõne teema tegelemine võtabki aasta aega, et võib-olla ei olegi tegu lahendamatu asjaga, võib-olla lihtsalt õpetajad ootavad liiga kiireid lahendusi. Oli ka selline mõte, et meil on ootus, et laps muutuks väga kiiresti, või siis perekond muutuks, aga et me peame ka õppima ise muutuma. Et tänapäeva kool on väga suurtes sellistes muudatused uurtes ja õpetajad peavad ka õppima, et võib-olla kuigi alati oled teinud ühtemoodi, siis võib-olla mõningatel juhtudel on tarvis teha teistmoodi ja kuigi see võib-olla täiskasvanule tundub selline loomuvastane, siis võib-olla aja jooksul jõuab ka nagu see teadmine, et ise tuleb muutuda selleks, et olukorda muuta. Aga kindlasti lahendamatute juhtumite arutlemine annab õpetajatele võimaluse nendest rääkida, saada kolleegide tuge. Väike grupp soosib asjade arutlemist, suures grupis seda kindlasti teha ei saa, sellepärast et võib-olla inimene ei tahagi tunnistada, et tal on tulevad probleemid, aga väikses grupis ta julgeb seda tunnistada. Sõnaga selline kolleegi õlg-õlatunne, kolleegi tugi, väikesed nipid, tulevikuks mõtted uutele töötajatele, lihtsalt teadmine, millised probleemid on olnud, mida nende lahendamiseks on teha püüdnud. Järgmine teema uuele ringile LP-rühmaga, millega peab arvestama, kui rühmade koosseisud muutuvad. Tere teile kõigile! Mina olen Taimi ja meie siis käisime uuel ringil täna LP-rühmaga ja oleme juba aasta otsa ka käinud. Ja oma tänase töö tulemusena me leidsime, et uuele ringile on vaja minna, kui juba teatud aeg on koos tegutsetud ja see uuele ringile minek on omamoodi nagu vana ja õpitu kordamine rühmajuhile, aga samas on see kergem ja rõõmsam ja toredam. Esimene kõigepealt siis usalduse võitmine rühmajuhile. Rühmajuhil on jälle taas roll, et ta peab oma rühma usalduse võitma ja inimesed üksteise usalduse peavad võitma seal rühmas, ehk siis kohanemine rühmaliikmetele. Võib juhtuda, et rühma on sattunud inimesed, kes muidu väga aktiivselt ei suhtle omavahel, et siis rühmajuhi ülesanne on siis esimestel kogunemistel see üksteisega kohanemine võtta hästi aktuaalseks teemaks. Kindlasti on hästi oluline, et tuleb paika panna uue rühmaga töötades või tööle asudes reeglid. Ja tuleb teha väga kindlad kokkulepped, on see kellaaja kokkulepped, on need koosoleku toimumise kokkulepped, kui palju me räägime üldist juttu, kui palju on seda nii nimetatud auru väljalaskmise aega ja kas seda üldse on. Ei tohi ära unustada, et ka uus rühm vajab motiveerimist ja tulebki mõelda, et mida oli head selles eelmises rühmas, mida räägiti lauast. Mida teha siis, kui tekib olukord, et ei ole rühma juhtumid toodud ja et siis on võimalus kutsuda omale ka
erinevaid esinejaid ja siin toodi välja veebikonstaabel, et oli väga hariv ja õpetajatele väga meeldis. Ja leiti, et sellel kõigel on üks väga suur boonus, mitte ainult selle rühma ega rühmajuhi jaoks, kui rühmad ära vahetada, vaid kogu kollektiivi jaoks. Inimesed, kes olid sinu eelmises rühmas, tunnevad sind maja peal, on nagu sinu vanad sõbrad, suhtlevad sinuga ja arvati, et töökeskkond ja inimestevahelised suhted selles kollektiivis paranevad. Ja uue rühma saamisel saad sa omale juurde väga palju uusi lähedasi sõpru. Meie rühmade tegevuse praktilised tulemused. Grupis arutasime, et siis mis tuli välja oli see, et ega päris paljudes ei ole ainult juhtumipõhine CFP. Et on ka siis muud lisaväärtust, et sellised koolikultuuriga seotud erinevaid asju on juurde võetud. Ja mis toodi positiivseks näiteks, et see elavdab koolielu, kuid samas ka oli siis see, et kas see, kui võtta peale juhtumit ja midagi muud juurde, et võib-olla see natukene toob sellist lisatööd. Et kas seda on vaja? Alustavad rühmad, et nemad pigem jälgisidki hästi palju seda LP-protsessi ja tegid juhtumipõhiselt ja need koolid ja lasteaiad, kus siis on sellega kauem tegeletud, et nemad ongi toonud midagi uut juurde. Need koolid on teinud nutimänge, lauamänge, selliseid eneseabivoldikuid, on näiteks erinevate ürituste korraldamine, õpetajate spordipäevad, kooli perepäevad, kooli stendide kaunistamised, erinevaid õuereegleid, dokumentide arendamine, loovtööde vormistamise juhendid, et neid tegevusi tegelikult oli väga palju, mida praktilist saavad ja mida on lasteaias ja koolides Kohtumise teemaga, milliseid toetavaid tegevusi on võimalik pakkuda rühmajuhtidele kooli juhtrühma kaasamist. Me keskendusime sellele poolele, et millist tuge vajavad rühmajuhid kooli juhtrühma. Et me oleme Hansa koolist ja kõigepealt jagasime siis kohvikus enda kooli positiivset kogemust. Pärast igat LP-rühma koosolekut, LP-rühma juhtide kokkusaamised direktori kabinetis, kus me sellises vabas õhkkonnas saame jagada oma mõtteid, emotsioone, anname tagasisidet sellele ülesandele, mis meil on antud võib-olla enne seda LP koosolekut ja mis puudutab kooli sellist organisatoorset külge. Lisaks sellele on meil boonusüritused olnud, kas siis koos kokkamine, kongiteraapia, väljasõidud ja sellel aastal, kui samuti meil oli pärast 3 aastat siis rühmade liikmete vahetus, siis me tundsime, et me vajame võib-olla sellist tuge ja toetust just selle koha pealt, et kuidas rühmajuhina ennast kehtestada. Mis meile siis lisaks veel välja toodi, oligi samamoodi, et koolitused, et väljasõidud, kohvikud käivad siis grupi liikmed eraldi kohvikutes, siis toodi välja, et juhtrühma toetus kiitus ehk pai, et see on väga oluline ja enne koosolekule minekut juhtgrupp on osades koolides, lasteaedades on kohvilaud, niisugune kohv pakutakse, et see on niisugune auru väljalaskmise aeg. Suured tänu kõikidele